teha treeneri suuremaks ka. Ei saa teha suuremaks. Ühesõnaga on 18. märts, tere hommikust. Tere hommikust. Kolmapäev, väga sombune. Minul on keha väga kinni, aga tänu Delfile ja Tervis Plussile me saame hakata nüüd võimlema. Ja, võtamegi täna selle aluseks, et sirutame ja ringutame oma keha lahti, et siis jälle ülejäänud päeva istuda oma kodukontoris. Võtame selleks rätikud, leia selline keskmise suurusega rätik. Me anname sulle aega minna joosta tuua see rätik. Ja see võib juba iga hommiku sul olla vaiba juures või kellel on treeningmatt kodus, et selline mõnus keskmise suurusega rätik. Paneme jalad õlalaiuselt ja võtame täna siis sellise lihtsa küsimuse, et mis vahe on sirutamisel ja venitamisel. Tõstame käed üles ja venitame ennast lae suunas. Nii, kuidas sa venitad ennast lae suunas? Seisan. Seisad, eks ju. Nii. Nüüd siruta rätik lae suunas. Mis nüüd juhtus? Mul tuli mingi 5 senti vist juurde. Just. Ehk siis sirutamine on aktiivne tegevus ja venitus on passiivne tegevus meie aju jaoks. Ja tule alla tagasi. Nüüd, kui ringkere läks lahti, hingame sisse, siruta käed üles ja nüüd jälle siruta lae suunas ja hakka sirutama paremat kätt. Katsu see rätiku nurk panna vastu lage ja hoia vajuta vasak kann maha ja vasak käsi ja parem kann maha. Need tekitad nagu diagonaalid kehasse. Ja see käivitab sul kerelihastiku. Praktiliselt kõik lihased hakkavad aktiveeruma, et sirutada seda asendit sinna lae suunas. Ja ükskõik, mida sa päeva jooksul ei pea tegema, see valmistab su keha mõnusalt ette, sirutab kõik lihased aktiivseks ja käivitab vereringe ja lõdvest alla. Sa arvad, see on fitness vahend täiesti ja Pilatese poolt välja mõeldud. Ja, Joosep Pilatesel on mitmed harjutused, kus ta kasutab lihtsalt rätikut, sest tema idee oli see, et inimene peaks harrastama Pilatest ükskõik, kus ta ei ole. On ta kodus, on ta reisil, ei pea olema spetsiaalne Pilatese stuudio selleks ja sellepärast ta kasutas selliseid käepäraseid vahendeid. Tema nimetas seda rätikuseeriaks, mis me nüüd siis kohe varsti tegema hakkame. Aga sirutame korraks veel käed üles. Nüüd saa see sirutus kätte jälgi, et sul õlad on pehmed ja kael on vaba. Ja hakka sirutama. Mõtle, et sa oma puusades sirutad välja. Ja nüüd me liigume parema käe suunas külje peale. Hingad välja. Nüüd hingad sisse, siruta sinna lae suunas ja hingad välja teisele poole. No ma ei tea, mul on juba igi otsas. Hingad sisse, kael on vaba ja välja paremale. Hinga sisse üles ja välja vasakule. Enda paremale, enda vasakule siis. Ja lõdvesta. Okay. Nii, lähme siis selle Joosep Pilatese rätiku seeria juurde. See on nüüd väga tähtis seeria, kes me enamus töötame arvuti taga. Mina küll mitte, aga teie ilmselt paljud. Nüüd siruta see rätik enda ringkere ette ja hoia tugevasti pigista rusikat töösse. See seeria on nüüd mõeldud selleks, et vältida kõike seda turja, ettevajumist, nutikaela, kõiki rühilihaste passiivseks muutumist. Nii et sellega me aktiveerime nüüd, sirutama kael pikaks, aktiveerime kogu kerelihastiku ja kõverda küünanukid enda juurde. Jälgi, et küünanukid ei vaju, vaid kõik püsib samal kõrgusel. Tõmbama rätikut või? Ja kergelt võid tõmmata rätikut. Nüüd jälgi, et põlved on pehmed, põlved ei lähe lukku. Kõverdad sisse hingates ja välja siruta kaela pikaks. Ja tõmbad rätikud lahti. Rätik on selles mõttes hea vahend, et ta ei veni eriti. Et ta annab väga hea tagasiside ajule, kust aktiveerida lihaseid. Ja teeme viimast korda. Ja lõdvesta korraks. Lõdvesta kael ära. Kuidas tunnen? Täitsa õlgadest tunnen, jah? Läheb juba paremaks. Nii, sirutame käed üles. Nüüd see üles asend, ma näitan korraks külje pealt, Mart mine korraks külje peale. See on siis see, et nagu tahaksime rätikud kokku panna. Ehk siis ma ei lähe peast taha poole, vaid ma sirutan nii, et kui ma vaatan otse ette ja tõstan korraks silmad üles, siis ma näen seda rätikut. Ja nüüd samamoodi aktiveeri see rätik, tõmba mõlema käe suunas ja kõverda ringkirja peale.
meestele see võib-olla seostub kangi surumisega. Aga ikkagi tuleb hoida pinges, eks ole, sest muidu ma lihtsalt nii teeks, ma ei Jaa, teeks midagi. täpselt, just, et hästi tõmbad mõlema käe suunas seda rätikut. Kael on pikk, põlved on pehmed ja kõverdad, siruta ja puhka vahepeal. See on päris intensiivne seeria, kui seda väga täpselt teha. Joosep Pilates ütles, et kuna aju on väga täpne üksus ja ta annab väga täpseid korraldusi kehale, mida teha, et kui sa mõtled näiteks, et tõsta käsi, siis selle peale käsi reageerib ja tõuseb. Ja sellepärast on väga oluline see, et harrastada ükskõik milliseid treeningvorme me harrastame, teha neid võimalikult täpselt, sest see annab parema tulemuse. Sirutame käed üles. Ja nüüd viised natukene rohkem pea kohale, hoia kael vaba ja kõverda rätik kukla taha. Ja samamoodi siruta seda rätikut kahes suunas, sikuta mõlema käega, kukla taha ja sirutad üles. Nüüd on oluline see külje pealt, et kael ei muuda oma asendit. Ja kui sa tunned, et sul on õlavööde nii palju kinni, et sa ei saa seda teha, siis ära tee. Valus ei tohi olla, liiga ebamugav ei tohi olla, aga raske võib olla küll natuke. Ja kõverdad ja sirutad ja kõverdad. Ma tsiteerin vahele Mart Juurt, keda ma hakkame iga hommik tsiteerima. Ta on ikkagi legend ja tema ütles niimoodi, kui sa ärkad hommikul üles ja mitte kusagilt ei valuta, siis sa oled surnud. Nii et ühesõnaga, see on loogiline, et valutab igalt poolt. Siin kohal siis tsiteerin Joosep Pilatest, et Pilatese tehnika eesmärk on see, et sa ei tunneks oma keha, vaid et ta funktsioneeriks hästi, et su keha ei oleks sulle eluks takistuseks. Nii et siin siis Mart Juur ja Joosep Pilates vastastikku. Nii et sina vali, kelle õpetusi sa jälgid. Nii, ja teeme viimase harjutuse täna hommiku. Hingad sisse, nüüd jälgid hästi, et sul oleks põlved pehmed. Rätik on jällegi peast natuke eespool. Ja nüüd välja hingates vaate küljele. Ja mõnusalt anna pööregi. Hingad sisse, nüüd ära unustad, sirutad kaela, sikutada rätikud mõlema käe suunas. Hingad sisse ja välja hingates pöörad. Hingad sisse ja välja pöörad. Hingad sisse, välja pöörad. Ja viimane, hingad sisse, välja pöörad ja lõdvestad. Lähe. Tere tulemast tänasesse päeva!